kallid auväärsed, Timela siis sedapuhku annab missiooniauhinna välja 3. korda. Aga alustada tahan ma sellega, et kõik Timela loomaarstid saadavad teile sügava kummarduse ja tervituse selle auväärse ja 20. veterinaarkonverentsi puhul. Missioonipreemia sel aastal ei olnud tegelikult üldse raske valida. Sest kui meie hulgas on üks inimene, kes on suurepärane loomaarst, kes on nakatavalt entusiastlik ja särav inimene, keda väga armastavad tudengid, kes minu meelest igale ühel, kui meist on vaja mingist keelest eesti keelde tõlkida mingi erialane tekst, siis me teame, kelle poole me pöördume. Ma tahtsin ka öelda, kuidas räägivad kolleegid sellest inimesest, aga ma kasutan autentsemaid allikaid selleks. Inimest ei ole veel inimest ei ole nimetatud, nii et minu ei, ma ei saa umbmääraselt rääkida, sest inimest ei ole võimalik umbmääraselt rääkida, sest et niipea, kui ma teda kirjeldan, saavad kõik aru, kellega on tegu. Jaa, ma arvan küll, et juba said aru. Paar päeva tagasi ma rääkisin kodus oma abikaasale sellest, et Kääramees vist saab mingisugust preemia. Ja tema küsis, teades pisut Käärameest, küsis, et kuule, mis sa arvad, mis ta teeb? Ja arvasin, et ma arvan, et ta ei tee suurt midagi, ma arvan, ta on täitsa rahulik. Nii rahulik, kui Kääramees üldse olla saab. Ta oli pisut üllatunud, aga ütles selle peale, et no see näitab, et Kääramehel on väga hea stressi käitumine. Ja viimaste päevade sündmuste valguses ma saan öelda ainult, et ma olen sellega 100% nõus. Kääramehel on suurepärane stressi käitumine. Palju õnne, Kääramees! Autasule kirjutatud on. Timela missiooniauhind 2012 Katri Käärameele sügava missioonitunde eest, et Eesti veterinaarmeditsiini edendamisel ja arendamisel, tõelise pühendumuse eest, positiivse ja rõõmsameelse koostöö eest terve looma nimel. Aitäh! Kas pole tore, eks ole, saal läheb kohe elevile, järelikult läks õigesse kohta, eks ole, kõik tahavad midagi öelda, kõik tahavad õnnitleda, aga et võib-olla, kui veel üks väike saladus Kadrist tuua, no mis saladus see nüüd on, igaüks teab seda niigi, et Kadri on mitte ainult, et ta on tohutult kaunis, ta on väga glamuurne näitleja. Ja selle tõestuseks tahan ma teile näidata ühe väikese filmijupi. Kadri, kuule enne, kui sa seda näitama hakkad, kas ma tohin teile öelda? Vabandust, ma ütleksin siis Timelale aitäh, teile kõigile aitäh ja Janne, sa võid Allanile öelda, et Kääramees pööritas silmi ja oli südamest tänulik. Esimene asi, mida loomaomanik sageli märkab ja mis teda tegelikult kõige rohkem häiribki, on tavaliselt just see halb suulõhn. Aga see halb suulõhn, ta on probleemi tunnus ja see näitab, et on mingisugune probleem, millega tuleb tegeleda. Aga ta on nii-öelda see jäämäe tipp. Kui me saaksime võtta maagiliselt ära ainult suulõhna, siis ülejäänud probleem jääks alles ikka. Et kui me võtame sellise keskmise põlvekõrguse koera, kes kaalub meil mingi 15 kilo, siis tema suu, limaskesta pindala on umbes sama suur kui meie peopesa. Ja kui nüüd sellel koeral on selline äge periodontiit ja igeme põletik suus. Ja kui me nüüd vaataksime seda looma ja paneksime selle sama peopesa suuruse ala tema kintsu peale, et kui te näeksite, et teie loomal on peopesa suurune, nõretav, mädane haav tagumiku peal, mis te teeksite? Te jookseksite kohe loomaarsti juurde ja ütleksite, et see vajab ravi. See sama loom käib täpselt sama suure põletikulise nõretava mädaneva alaga ringi, aga te ei näe seda, sest mokad kaitsevad, varjavad selle kõik ära.
Me peaksime alustama siis, kui pilt on üldpildina veel selline, aga siin hakkab natukene tulema kattu ja kivi siin ja natukene igemete punetust. Me peaksime alustama ravi ja eelkõige koduse hoolduse profülaktikaga juba siis selleks, et me ei jõuakski kunagi sellisesse faasi, sest selline koer, kes tuleb, tema kaotab kõik need hambad. Esimene samm on harjata ülemiste hammaste välimised küljed. Siis jõuate tasapisi harjutamisega alumiste hammasteni. Ja mõne looma puhul, kes on hästi tubli, võite te jõuda selleni ka, et te saate avada tema suud ja harjata natukene neid sisemisi külgi. Tubli, hea. Hea suuõõne tervis soodustab ka muus osas organismi head tervist. Et tervis, heaolu ja ka see, et loomad saavad olla valuvabad, et see ei ole ju tegelikult väike eesmärk, mille nimel pingutada. On ju supernäitlejanna? Hurraa, Janne ja meil on... Hurraa Jannele, tema kliinikus on üks nii tore kolleeg. Suur hurraa Kadrile, me oleme sinu üle väga uhked, sest minu meelest on Eesti veterinaaria lipp jälle natukene kõrgemal tänu sinule, et meil nii suurepärased asjad siin on toimunud. Aitäh kõikidele ja ilusat pidu!